kallis kuulaja. Minu nimi on Maigi Varusk ja sa kuuled raadiot Roosa Raadio. Meie tänaseks külaliseks on Miina Härma gümnaasiumi ajaloo õpetaja Alla Vinitšenko. Juttu tuleb Wikipeediast, parima meelelahutaja auhinnast ja rumalatest küsimustest. Nii et keera raadio valjemaks ja mõnusat kuulamist. Tere, Alla! Tere, Maigi! Me alustame oma Roosa Raadio teist osa sinuga ja ma palun alati oma külalistel ennast tutvustada. Ja kuna ma tean, et sa oled õpetaja, siis sa pead ennast tutvustama, aga sa ei tohi kasutada sõna õpetaja. Aha, tere veel kord, mina olen Alla Vinitšenko. Olen täiesti uuesti koolimajja naasenud inimene, kes ennast tagasi lainele toob ja viimased mõned kuud on olnud väga põnevad ja ka väljakutsed pakuvad. Et tagasi kooli, et võib-olla alustame sealt algusest, et kus koolis sa ise käisid? Ma tean vastust tegelikult, ma uurisin, aga kus koolis sa ise käisid ja kuidas sa siis nii-öelda ise koolis olid ja hakkama said? Minu kooliteekond algas 90ndate keskpaigal ja tegelikult algas see siis Tartu tollel hetkel 15. keskkoolis, tänapäeval Descartesi kool ja hiljem läksin ma Forseliuse kooli, kus ma lõpetasin ka gümnaasiumi ja sealt hargnes siis edasi, läksin ülikooli. Milline õpilane sa olid koolis, põhikoolis või gümnaasiumis või olid sa selline tubli viieline, et pliiatsid olid reas või pigem selline? Tollel hetkel vist see, et pliiatsid olid reas, oli täiesti normaalne. Tänapäeval me peame seda juba nagu erilisuseks, aga ma ise ütleks, et ma olin siuke Harju keskmine. Väga paljude ainetega pidin ma ikka vaeva nägema, nendeks olid põhiliselt reaalained, aga humanitaarained läksid nagu väheke libedamalt. Koolis meeldis mul alati käia ja ma olin selline väga aktiivne küll klassivanemana ja siis selle kooli õpilase esinduses, aga ma puhas viieline küll ei olnud. Aga seda küsimust on sinult kindlasti küsitud. Ma küsin ka, et mis su lemmikaine oli? Minu lemmikaine sõltus keemia, mida ma kõige vähem vist oskasin. Miks siis keemia? Mul oli nii põnev õpetaja, kes tegi selle keemia nii huvitavaks ja põnevaks ja tõi need seoseid igapäevaeluga, et see kuidagi oli väga põnev. Aga gümnaasiumis tegid keemiaeksami? Absoluutselt mitte. Ei, ma ütlen, keemia ei ole kahjuks olnud minu tugevam külg, aga lihtsalt see tund oli kihvt ja ma arvan, et sellised tunnid võib-olla veel nagu inglise keel oli mul põnev. Meil olid tollel hetkel palju õpetajaid, kes olid, tollel hetkel veel Eesti ei olnud Euroopa Liidus ja meil hakkas käima Ameerika siis Ühendriikides ka selliseid vabatahtlikke õpetajaid ja me tegime teistsuguseid põnevaid ülesandeid ja sealt saime väga palju praktiseerida just inglise keelt kõnes. Ma tean, et sa oskad ka, minu süda tuksub, eks ole, sama keelt, mis sina räägid ülihästi. Sa oskad nii hästi saksa keelt. Kus sa selle said? Osaliselt eks ikka see paneelmaja lapsepõlv, kus sai, mis need olid siis Smurfe vaadatud ja mis seal veel olid? Gummibärchen. No muidugi Gummibärchen, õigus. Ja Sailor Moon või mingi see. Ja Die Biene Maya, just. Et see ja kindlasti hiljem siis 6. klassis hakkasin ma saksa keelt ka B-keelena õppima Forseliuse koolis ja mul oli väga nõudlik ja pädev saksa keele õpetaja. Olgu, nii et õpetaja pluss telekas. Ja. Aga ma võiks arvata, et sa oskad ka vene keelt. Jah. Oskad? Oskan vene keelt. Vene keel on minu esimene keel elus olnud, nüüd on ta järjest vähem kahjuks jääb nagu tahaplaanile, aga nüüd Eestisse tagasi olles kasutan järjest rohkem. Nii et veel mõni keel, mida sa räägid? Inglise keel, natuke Hispaanias enam nälga ei jää, et hispaania keelt oskan natuke aru saada ja rääkida ja Soomes vist ka orienteeruks juba nii söögis kui ka tänava peal saaks hakkama.
No ütleme nii, et selline täpselt sihuke Euroopa Liidu ette kirjutatud 2 keelt pluss veel siis muud Jah, keeled. polegi nii mõtlenud. Okei, keemia meeldis sulle, keeli sa oskad, aga kuidas sa selle ajaloo õppimiseni jõudsid ülikooli, et miks just ajalugu? Sest riigiteadustesse ei saanud sisse. Ah, soo. nii vähe fenomenaalne see ongi. Plaan oli selline, et riigiteadustes sisse saada tollel hetkel ei saanud. Sai ajalukku ja plaan oli tegelikult äkki pärast nagu see muuta või vahetada. Aga hakkas meeldima ja jätkasin hoopis ajaloos. Ja siis ma olin tegelikult lõpetanud ajaloo esimese bakalaureuse aasta, kui mulle tehti tööpakkumine ja ma sain klassi ette, sain harjutada ja ma vaatasin, ossa, tulebki välja ja mulle meeldib. Ja nii see läks. Aga ma tean seda, et sa tegelikult oled ka töötanud nagu hoopis muus valdkonnas, et müügikonsultant oli vist see nimi. Ja, ma olen väga palju elus müüki teinud. Et jah, teeninduses müügis olen turustanud, müünud nii siis toiduaineid kui ka riideid kui ka kosmeetikat. Ilu valdkonnas siis olin aastaid L'Orealis tööl. Ja Mis sa tegid seal L'Orealis täpsemalt? Oi, seal sai kõike teha, seal sai kätt harjutada. Esiteks sai natuke meigikunstiga tutvuda, teiselt poolt toodetega, nende siis eripäraga ja neid ka müüa, et kliendile tutvustada ja müüa. Väga põnev. Kuidas sa sattusid sellise asja peale? Müügitöö peale. Ülikooli kõrvalt tahtsid natuke rohkem taskuraha. Okay. Ja hakkasin proovima ja näed, tuli hästi välja. No ma usun, sinus on seda mingit powerit, millega panna. Sa ütlesid, et sulle hakkas nagu meeldima see ajalugu. Meie sinuga tegelikult tutvusime aastal 2011, 10. Jah, midagi sellist. Siis juba pedagoogika õpingutes. Jah, siis juba magister oli siis juba käsil. Et ma mäletan sind väga hästi ja meil on ka selline lugu võib-olla kuulajatele huvitav rääkida, et ma ei mäletagi, kuidas see täpselt oli, aga ma vist olen sulle elu jooksul saatnud vist päris mitu SMS-i või? Oli küll, jah. Et sul vist telefon jooksis kergelt kokku üks kord. Jah, et sa olid mul esimene vist seal selles. Mul on väga paljudes telefoniraamatutes au olla esimene oma alla nimega. Ja siis sa said vist mingeid SMS-e minult kogemata. Ja number vist jäi 2-kohaliseks. Jah. Vist jäi, aga neid oli tohutult palju. Nii et jah, selline tutvus meil oli ja ma mäletan sind väga hästi ja ma mäletan just seda sinu musta huumorit ja sellist energiat ja sütitavat suhtumist, aga sa oled jõudnud nüüd Härmasse, aga enne seda sa töötasid ka Nõos korraks. Ja alustasin ma oma õpetaja, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tööd siis Forseliuse koolis. Siis hiljem, üks aasta vahele, siis Nõo koolis ja sealt ma kolisin, kui ma siis Nõo koolis töötasin, mingi hetk oli otsus lahkuda riigist ja hiljem, kui ma naasesime Eestisse, juba Tallinnasse oli minu töökoht 32. keskkool Tallinnas. Seal ma õpetasin ka esimest korda elus gümnaasiumis. Ja Tallinnas jälle tuli siuke elu muutev otsus jälle Eestimaa tolmu jalgalt pühkida ja lahkusin sealt. Ja nüüd pole 6 aastat õpetajana klassi ees seisnud. Aga see tunne tagasi olla klassi ees? Väga hea. On hea. Mulle meeldib. Ma lahkusin seal klassi eest väga kurvana, sest tegelikult õpetajatöö mulle alati meeldinud ja mulle väga hea meel klassi ees tagasi olla. Kas sa tunned, et sa oled nagu õpetajaks sündinud või sa oled õpetajaks kasvanud? Ma arvan pigem teine, et järk-järgult kasvan. Kasvad ja kasvad ikka veel. Kas sa küll. tahad olla õpetaja elu lõpuni? Mõtle nüüd järgi kindlasti. Ma arvan küll, aga jalad ees välja. Jah, ka tänapäev näitab meile, et julgelt väidan, et see töö ja töö ülesehitus kindlasti muutub.
võrreldes sellega, mis ta isegi juba 6 aastat tagasi oli, rääkimata 20 aasta tagusest praktikast. Et meeldib. Iseasi, kas alati täiskohaga. Et see koormus. Ja, teinekord on koormus nagu raske. Eriti, kui sa nagu naased või alustad, ma julgen väita. Sest kui mina alustasin õpetajatööd, mul oli vist 6 või 8 tundi nädalas. Mõnus, nii armastadki oma tööd. Jah, mulle nii meeldib. Just. Aga ma küsin su käest ühe asja. Ma guugeldasin sinu nime. Ma guugeldasin Eesti selles Google'is siis. Mis sa arvad, mis on esimene asi, mis tuleb välja, kui sind guugeldada? No ma julgen väita, see on ühe fotograafiga seotud äkki üks koostöö. Ei olnud? Ei. Okay. Nii, sul on 3 pakkumist varianti. Esimene on nüüd. Okay. Ma lihtsalt mäletan seda sellepärast, et mul kunagi Tallinna õpilased ütlesid õpetaja, mis asja. Sellepärast ma arvasingi. Aga ma arvan, et õpilasena üks sissekanne, mis on tehtud kuskile, ei olnud? Ei. Ai siis. Nii, et kõik uurige kohe järgi, kirjutage. Oi kui põnev. Guugeldage alla. 3. pakkumine. Nii, 3. viimane. Nüüd juba peopesad muutuvad niiskeks. Koostöö äkki Vabaõhumuuseumiga? Ei. No näed, ei tea ise ennast midagi. Ma arvan, et see Google on nagu, ma olin oma kasutajaga sees, selles on asi. Aga no, ma ei loe seda. Esimene asi, mis tuli tegelikult oli Miina Härma gümnaasiumi tunniplaan. Oi, ma ei ole, ja tuli sinu tunniplaan ja punane värv on sul vist. Wow. No see ajalugu on punane, eks ole. Aga tegelikult see oli lihtsalt see arvatavasti sellepärast, et ma ei sisse logitud. Aga selline pealkiri tuli nagu parim meelelahutaja 2013. Sa juudas, see on seal olemas. Parim meelelahutaja 2013. Alla Vinitšenko. Palun räägi sellest. Jah, seda au ja kuulsus sain ma Tallinna 32. keskkooli siis gümnaasiumi õpilastelt, kes õpetajate päeval andsid, või tähendab selles rubriigis oli mina see võitja ja mul on siiamaani savist ja siis kuldse aerosooliga üle värvitud Oskari kujulaadne toode kodus. Kui palju see sulle tähendab või mis see sulle tähendab, kui õpilased sind niimoodi nagu tunnustavad? Ükskõik siis, kas aasta meelelahutaja või üleüldse? See oli väga, väga armas, väga hea soe tunne oli. Kas sa pidasid ka kõne? Ei, ma olin sõnatu, sest ma tõesti ei ootanud seda. Ma olin selles koolimajas 2 aastat alles nendest, aga tunne oli küll hea, aga mõnes mõttes ka naljakas, et sina valmistud tunni ette ja teed ja nemad näevad seda kui meelelahutust, aga miks mitte? Ei, aga kas õpetaja ei olegi mitte järjest enam nagu meelelahutaja? Aga võikski olla, absoluutselt. Et ma ei olnud ise sellelt nagu vaatevinklilt ennast kunagi vaatanud või analüüsinud, aga see oli tõesti väga kihvt auhind. Kas on mõni nagu asi, mida sa soovitaksid, kuna sa oled nüüd nagu uues kollektiivis Härmas ja nagu sa ütlesid, et seal koolis juba 2. aastal märgati sind, aga et mulle tundub, et sa nagu hästi kiiresti oled suutnud kollektiivi sisse elada või võib-olla selle pärast ka mul on nagu see tunne, kuna ma tean sind varem. Aga mis on see oluline asi, kui keegi tuleb uute kollektiivi, et ta tunneks ennast seal hästi või elaks sisse või saaks aru või ongi lihtsalt aega vaja? Kindlasti natuke aega ka vaja, aga suhelda. Et ma nagu kohe algusest peale sain aru, kes on need minu kontaktisikud, kelle poole ma saan pöörduda ja kas ta on siis oma ainegrupi sisene või nüüd kõige tihedam suhtlus on olnud nüüd selle meie ainegrupi. Ta ei ole ainegrupp, vaid meie see IT-meeskonnaga, vabandust, jah. Et nüüd, ja ma näen ka, et ükski küsimus pole rumal, aga just see suhtlemine, et julge küsida ja sa saad vastuse. Et see aga oleneb inimesest, et mina olen selline suhtlejaga, kes vähem või hoiab rohkem ise oma ette, talle kindlasti rohkem aega anda. Ja miks mitte ka võib olla selline Miina Härma
kasvutusjuhend ABC. Kasutus. Et iga uus õpetaja võiks sinna nagu aasta vältel täiendusi lisada, et mis on põnev või mis on uus. Et jõulukuuse all ootabki uut õpetajaid mingisugune pakike. Jah. Muidu ma oleks sinna vist alles jaanuaris läinud. No, aga loodetavasti see pakk on siis alles seal. Absoluutselt. No sa ütlesid juba, et sa õpetasid gümnaasiumis, praegu sa oled ainult põhikoolis. Jah, olen põhikoolis. Okei. Et kuidas on selle ajalooga? Mul on alati olnud nagu küsimus ja ma küsin sinu käest nüüd, et ma õpin ajalugu. Kas ma saan selle üldse kunagi selgeks? Kindlasti mitte. Aga no oleneb, mida sa sealt ajaloost otsid. Kui sa otsid kinnitust oma oletustele, siis on see väga lihtne. Aga ja mis nagu periood ja valdkond ja teemad siin nagu ise huvitavad. Aga küsimus on interpretsioonis ka, et kuidas sa asjadest nagu aru saad ja kuidas asju tõlgendada, see arutelu on vist lõputu. Ehk siis ma tean, et sinu jaoks on hästi oluline ka allikakriitika. Jaa, absoluutselt. Kas sul on mõni näide mõnest sellisest uurimustööst või referaadist, kus ei ole seda nagu tähele pandud või kus ei ole sellele tähelepanu pööratud? On, ma praegu kohe ei tule ühtegi näidet, kui tuleb, siis lisan, aga ma võin öelda nii palju, et ma näen nagu vahet, ma ei oska nüüd öelda, eks ju, võrdlen ma nüüd Härma kooliga, aga eelmisest töökohast näiteks juba 6 aastaga ma näen rohkem ja aina rohkem ja selle üle mul on hea meel, et selline, et õpilastel nagu on endal ka see kriitiline meel ka, et kõike pläusti või ka usaldada ja nagu uskuda pimesi, et mida kirjutatakse või öeldakse, et kas või päevakajalistest sündmustest, eks sügisel meil algaski väga palju paralleele tegelikult ajaloos sai tõmmata ju Valgevenes toimuvaga, et kes mida kuidas kajastab, et infot liigub tänapäeval nii palju, et me aina rohkem puutume sellega kokku. Aga kuidas sina suhtud sellesse Wikipeedia kui ainus ja õige allikas? No ütleme nii, et te peaksite praegu Alla nägu nägema, et Alla jäi praegu mind nagu kurja pilguga vaatama, see õpetaja pilk tuli. Selles suhtes, et minu jaoks on nagu, ei ole see päris nagu hea allikas, seda ma ka räägin oma õpilastele, et keelatud ta ei ole, aga tee omale kasutaja, kirjuta juurde ja oledki Wikipeedia looja. No nii see asi käibki. Näiteks meil oligi 7. klassile saanud üks kriteeriumi töö siis sissejuhatav osa antud ja siis ma ütlesingi, et Wikipeediat nad võivad nagu kasutada, vaadata, aga et lemmik kohta minu jaoks küll ei ole, siis nad olid väga üllatunud, kui ma neile mainisin seda, et seda saab täiendada igaüks. Mis mõttes, et igaüks võib Wikipeediat täiendada, aga nii see ongi, et tee omale kasutaja ja kirjuta endale sinna oma ood. Ja no põhimõtteliselt nii saadki teha. Et mina olen aus, mina ei ole, tähendab ülikoolis on välistatud, et Wikipeediat mitte mingil juhul, et ma juba gümnaasiumis, nagu ma ütlesin, ma ei õpeta, aga ma juba gümnaasiumis vaikselt juurutaks seda välja. Minu isiklik arvamus. No sealt saab vist põhiasjad kätte, kui ma tahan teada näiteks, ma ei tea, millal toimus esimene maailmasõda. Just aastaarvud, mingid lühidalt kokkuvõtted isikute kohta. Ma ei tea, 7. klassil on see kirikuhoone teema, et kas ta on koodi või romaanistiil, sellised ülevaatlikult. Aga kui sa nagu süvitsi lähed uurima ühte konkreetselt kirikut, ma ei tea, Jaani kirik, näiteks Tartus keskaegne kirik, siis sa päris sealt nagu üks ühele. Aga kust ma leian siis? No sa pead ikka, kui sa tahad guugeldada, siis sa nii kaua guugeldad, kuni sulle tundub selline usaldusväärne. Britannica näiteks on üks selline Oxfordi kõrvalt siis ilmuvad artiklid. Ma ei ütle, et seal mingi teadusartiklitesse põhikooli lapsed laskuvad, aga seal on ka juba aina rohkem tekivad siuksed kokkuvõtvad videod, mida me tundides kasutame ja andmeid on küll ja küll. Teeme kunagi sellise katse, et sa annad ülesande. Sinule? Ei, sa annad oma klassile nagu ülesande ja mina olen enne Wikipeedias seda artiklit näiteks nii-öelda trollinud ja vaatame, kas tuleb välja. No teeme nii. No see lihtsalt tuli mõte praegu, et see oleks päris hea selles suhtes, et
panna nagu nägema seda allikakriitikat. Nii et ajaloos ei õpetata ainult ajalugu, eks ole. Absoluutselt mitte. Et mis need ajaloo hindamiskriteeriumid praegu on, eks ole, et kes ei tea kuulajatest, siis Middle Years Programmis on siis kriteeriumid ehk siis osaoskused A, B, C, D, et mis need ajaloos on? Ajaloos A kriteerium on teadmine ja siis faktiteadmised põhimõtteliselt võib-olla selles tavalises riiklikus õppekavas on see kõige parem vaste kontrolltöö teadmised. B kriteerium on uurimine ehk siis õpilased lähevadki uurivad, kus nad leiavad infot selle näiteks kas kiriku või ajastu kohta, isiku kohta. Siis C kriteeriumi on esitlemine, kuidas ta seda siis kas kannab ette või vormistab seda. Praegu 8. klass näiteks C kriteerium tuleb neil üks hinne varauusaegse ajalehe või ajakirja loomisest ja D kriteerium, see ongi see minu lemmik tegelikult, see kriitiline mõtlemine ajaloos. Ma ei tea, kui kõrgele tasele me seda nagu põhikoolis jõuame, aga tegelikult see ongi see, et ole kriitiline allika suhtes, mida sa loed ja kuidas sa nagu asjast aru saad. See on ju mõnes mõttes siuke lemmikkriteerium, kus sa võid täiesti süüdimatult ka oma arvamus sisse tuua ja kõik on õige nii kaua, kuni sa seda põhjendad. Just. Aga selline ajaloo käsitlus tundub mulle nii huvitav, et mina mäletan oma ajalootunde olid ka väga põnevad, aga pigem oli selline nagu hüppamine ühest asjast teise. Ma ei saanud mõnikord aru, mis sajandis ma olengi, eks ole. Ja minu arust ma seda, vabandust nüüd kõikide õpetajate ees, aga minu arust ma seda mingit vana aega, ma ei suutnud seda enam lihtsalt nagu lihtsalt ma ei suutnud ja see ei kõnetanud mind absoluutselt, eks ole. Et selline võib-olla siis, kuidas sa näed, et sul on nüüd nagu üks ja teine süsteem võib-olla, et kuidas see nagu õpilaste motivatsioonile mõjub, kas ta nagu pigem on raske neile? Sa mõtled nagu seda kriteeriumid? Jah, et neid kriteeriumid, et kas see nagu pigem motiveerib neid, et nad õpivad teistmoodi või on see raske? Minu meelest küll, ma näen ise ka esimest aastat, tähendab, mis esimesed kuud töötan sellega antud hetkel ja ma näen küll, et kui õpilane nagu näeb seda suuremat pilti, ta saab sellest kontekstist aru, et mille jaoks tal seda nagu on vaja ja tegelikult see isiklikult, millest mina omal ajal võib-olla puudust tundsin, on see seoste leidmine omavahel. Et kui neid serveerida, siis muutub see ajalugu ka selliseks meelepärasemaks. Ma ei ütle, et kõik teemad, nii ongi osad, see on täiesti normaalne. Minul on ka omad lemmikumad teemad ja perioodid ajaloos. Mis su lemmikperiood on? Ma arvan, et just see sama vana aeg, eks ju. Ja teised poolt siis ka lähiaeg, eks ju. Et need on sellised põnevad. Aga lähiaeg seda me saame söögi peale, söögi alla, et pane Discovery Channel käima või History Channel ja sealt saab kõik. Ja see on juba sellepärast põnev, et on dokumenteeritud, on arhiveeritud, eks ju. Et just. Nii et see ajaloo nagu õppimine ja õpetamine on hoopis teistsugune, ma kujutan ette praegu või? Jumal tänatud on. Jumal tänatud. Et ma olen nagu öeldud 2 koolis õppinud ja ma olen seinast seina näinud. Ja võib-olla ka periooditi oli kohe nagu tajuda ja näha, eks ju, kui õpetaja oli kuskil kursustel käinud, et siis läks nagu natuke põnevamaks ja kirjumaks see tund. Aga üks jubedamaid ajalootund on ikka see, kus sa võtad peatüki lõpus küsimus ja siis võtad õpiku ja hakkadki neid vastama. Selline, et järgmine tund on selle peale kontroll. No umbes nii või tunni kontroll, jah. Aga milline näeb siis sinu jaoks välja selline tund, kus sa tuled nagu välja ja mõtled, vot Nietzschevo vist öeldakse. Nietzschevo, see oli hea tund. Ja vot tavaliselt need tunnid, mis ma arvan, et issand, mis teema, üldse ei ole minu asi, need on siiamaani nagu kõige paremini õnnestunud, mis on nagu minu üllatus, sest selle jaoks sa näed kõige rohkem vaeva arvatavasti, et kui õpetaja ise proovib omale asja nagu huvitavaks teha, siis vist läheb õpilastele ka peale. Aga muidu mitmekesisus, aga ma ei ütle, et ma nagu mingi ideaalses olukorras veel olen, et
et just luua nagu mitmekesisus, et vahepeal rääkida ise, siis anda õpilastele rohkem sõna. Mulle meeldib, et see IB-süsteemis nad saavad ise väga palju kaasa mõelda ja tegelikult antaks, on rohkem nagu võimalust kaasa rääkida, et see mulle meeldib. Ma nüüd ei ütle, et ma nagu 100% ise veel seal olen, aga see idee mulle väga meeldib. Et õpilane ja õpetaja selline koostöö. No just, ma näen, et mõnes põhikooliklassis tulevad nad rohkem kaasa, mõnes vähem ja vahest sõltub ka tähtede seisust. No nagu kõigil No meil. just, aga just see kriitiline mõtlemine, et miks nii ja miks mitte naa ja sinna me veel jõuame, aga näiteks ka teises maailmasõjas, eks ju, kus tuleb juttu Eestist ja Eesti ajaloost, et mis valikud olid tegelikult Eesti noormeestel sõtta minekul või rinde valimisel. No sa mainisid korraks oma keemiaõpetajat alguses ja võib-olla ka teisi, aga kuidas või millised väärtused sinu jaoks on õpetajana olulised ja milline õpetaja sa tahad olla? Aus ja õiglane. Ehk siis ma ei tea, täpsusta. Aus ja õiglane ehk siis karm. No ma ei tea, kas see assimileerub kohe karmidusega. No see õiglus, aga nii raske on olla õiglane vahest. Aga just see, Nagu õiglane sa mõtled hindamises pigem. Ja suhtumises ka, et kui on vastutulekud järeleandmised või et selles mõttes, aga kindlasti heatahtlikkus ka. Et igat õpilast peaks vaatama kui indiviidi, arvestama tema võimeid, oskusi ja huve. Et see on ka, et ei ole nad tegelikult kõik ühtemoodi, nende võimed ei ole ühtemoodi, nende huvid ei ole ka ühtemoodi ja see on täiesti okei. Ehk siis kui mina õpilasena ei huvitu sellest. Ma proovin äkki mõne teemaga siin natuke rohkem kaasa haarata ja seda väikest särasu silmis tekitada. Tundub, et see on aeg-ajalt ka õnnestunud. Jah, olgu. Nii et sul on selline ideaal olemas. Kas sa oled seal kohal? Oled sa praegu rahul? Oled sa selline õpetaja, nagu sa tahad olla? Või mis on see, mida sa Mõni päev rohkem, mõni päev vähem. Ehk siis tähtede seisust olen. No ja väsimuse astmast ka ja võib-olla ka sellest, et mitu tundi sul on juba enne olnud. Kas sa oled pigem kontaktõpetaja või distantsõpetaja? See on uus mõiste tänapäeva ühiskonnas. Seda on raske öelda. Ma mäletan, septembris mu ainus südamesoov oli, et ma näeks enne distantsile minekut kõik oma õpilased ikka enne ära või et nad näeks minu ära, et kes mul siuke olen, eks ole. Mul vedas suisa 3 kuud ja ma peaks ütlema, et mõlemad variandid on mulle nagu nüüd sobinud, et ma olen nädal aega distantsil ka olnud, et see on okei, aga distantsil olev õpetaja on pigem tegelikult infotehnoloog ja infokoordinaator. Mina näen ennast praegu. Et olen proovinud teha põnevamaid, huvitavaid tunde, ülesandeid, ise asi nüüd, kust võtta kõik see aeg, et nüüd see tagasiside läbi töötada ja omakorda õpilastele nagu tagasiside anda. Ma ütlen, et ma kartsin hullemat, aga praeguseks nagu asi toimib. Aga siiski, kui oleks valida, siis vist ikka kontaktis oleks toredam. Kontaktis. No just. Küsime veel mõned küsimused. Mul on siin üks plokk nimelt, kas see või see. Ja sul on üks jokker ka. Ja kui sa tahad midagi kommenteerida, siis siin on sellised lihtsad küsimused ja võib-olla veidi sügavamad. Mis on jokker? Jokker tähendab seda, et sa võid loobuda, et sa ei pea valima ei ühte ega teist. Okei. Aga üks jokker, aga proovi siis üsna kiiresti vastata. No, Nii, seriaal Sõbrad või A-rühm? A-rühm. Supp või praad? Praad. Kass või koer? Koer. Kleit või püksid? Kleit. Ja ma peaks mainima, et Allal on kleit seljas, eks ole, sa pididki seda, jah. Maskiga või maskita? Maskita. Maskita? Maskita. Aga millist maski me mõtleme praegu? Oma kus ma ei tea. Kohv piimaga või piimata? Piimaga. Suhkruga või suhkruta? Suhkruta. Kontakt või distants? Kontakt. Talv või suvi? Suvi. Põhikool või gümnaasium? Jokker. Jokker. Ehk mõlemad on head. Ma arvan küll, jah. Kas sa oled ka algkoolis õpetanud? Ainult asendustunde.
Kui... see on eraldi maailm minu jaoks, aga ma arvan, et peale seda, kui ma olen ise lapsevanemaks saanud, kohaneks ma seal tunduvalt kiiremini kui 20-aastasena. No kindlasti, Ja, sa mõistad ja seda ma suhtlusstiili. mäletan, see oli väga kaootiline, neid oli nii palju küsimusi ja ega... Kas sa andsid ajalugu või asendasid? Ei, ma asendasin, oli vist ühiskonnaõpetus, oli 4. klassis. No mis need küsimused seal olla võisid? Ei, no me õppisime isikukoodi ja tuletasime, et kust need numbrid tulevad ja need oli lihtsalt palju. See oli Nõo põhikoolis, ma mäletan. Vist oli õpetaja neil haigeks jäänud ja mina olin koolimajas, vaba tund ja sain minna. Ei, oli põnev, aga siis ma mõtlesin, ma isegi ei oska nendega rääkida, sest need sõnad, mida mina kasutasin, et nagu küsisid õpetaja, mis see tähendab. No, just. Nii et, aga no, ära ütle iial. Just. Soe või külm? Soe. Must huumor või Juku anekdoot? Must huumor. Esimene või teine maailmasõda? Teine. Teine maailmasõda? Muidugi. Okei. Ma küsisin seda soe või külm sellepärast, et sulle meeldib soe. Väga. Aga miks, räägi natuke? Miks sulle soe meeldib? Ma sain proovida soojas olla kaua aasta ringi. Räägi lähemalt, kus sa elasid ja mis sa seal tegid ja mis seal teistmoodi oli? Ma sain elus proovida 2 aastat elada hoopis Palmisaarel, kus ma nägin vist kogu aja jooksul 4 korda vihmasadu. Et oligi ainult päike ja soe soojaks, aga võt see päike, see teeb meele ja tuju heaks. Aga mis me seal tegime? Kaasa läks tööle, ma läksin lastega järgi, kasvatasin lapsi ja leotasin varbaid ookeani vees. Oli mõnus küll, elasime Tenerifel siis. Ja nii me seal me saime ka hispaania keelt praktiseerida. Tenerife tundub süke, no praegu eriti kui välja vaadata, tundub süke mõnus. On. Kuidas need inimesed olid? Sa ütlesid, et kõik oli süke soe ja mõnus. Ja inimesed on naeratavad, rõõmsameelsed, heatahtlikud ja minul oli õnn kohata nagu selliseid häid ja siiraid inimesi ka. Nii kohalikud kui ka eestlaste kogukond. Seal on väga suur eestlaste kogukond ka. Kihvt maailm. Kihvt maailm, jah. Kas on midagi, mis sulle nagu niivõrd ei meeldinud või mida sa nagu Eesti puhul näed, et siin ühiskonnas on see parem? Haridussüsteem. Milline seal siis on? Kaootiline. Minu jaoks natuke segane, kaootiline. See tase ka, et see on see tähendab, ma ei räägi nüüd üldiselt Hispaaniast, ma ei oska seda kommenteerida, aga konkreetselt Tenerife saarel need kooli või need õppeasutused, millega mina kokku puutusin, natuke teistmoodi, et juba tegelikult minnakse sinna 3-aastaselt, see on nagu see lasteaed, nende jaoks juba 3-aastaselt hakkab nagu, nad nimetavadki seda kooliks. Ja ma ei tea täpselt, mis nad seal nagu tegelikult teevad, et inglise keele õppe peaks kohe hakkama tegelikult seda, ma ei tea, laps on juba 6-7-aastane, ta ikka ei räägi inglise keelt, et see nagu teoorias on, praktikas reaalsuses tegelikult ei eksisteeri ja esimest korda elus ma sain aru, miks inimesed tahavad erakoole ja on nõus maksma 100 eurosid kuus erakooli eest. Ja see põhjus on siis kvaliteet. Kvaliteet, absoluutselt. Töövahendid, õppevahendid ja mis nad ise tegelikult taga ajavad, on inglise keele oskus. See on seal suht nigel. Nigel? Jah, kas nad ei vaata siis YouTube'i ja telekat lapsed või? Neil on suur keelkond, hispaania keelkond, neil ei ole vajadust. Neil ei ole vajadust. Absoluutselt mitte. Et räägivad, meie puutusime kohalike kokku, kellega me saime suhelda, ongi need, kes on kas töötavad ingliskeelses keskkonnas või on elus nagu välismaal viibinud. Et seal tulnud. Näiteks meil on väga hea sõber, tema rääkis head inglise keelt, tema 3 tütart ja abikaasa 0. Mõnes mõttes õpid ühte, eks ole, on plussid ja miinused. Just, aga koolis õpitakse, eks ju, maast madalast väidetavalt. Aga Tenerife ei ole ainuke koht, kus sa elanud oled? Ei ole, see oli lihtsalt nüüd viimane enne naasemist, aga elasime aastaid veel Lätis, Riias, kohe pealinnas ja ka Soomes mõnda aega. Kas sa oskad ka läti keelt?
väga vähe ja hakkab järjest hägustuma, aga noh, labriit, eks ju, tere hommikust ja sveiki. Sellised enam vist mina enam kohvi tellimisega vist hakkama ei saaks. Ja Soomes elasid sa kaua? Alla aasta. Alla aasta. Kõige raskemini kohanesin Soomega. Kuigi võiks ju arvata, jah, see oli väga suur üllatus, see oli tegelikult seoses kaasa töökoha vahetusega. Mõtlesime, et okei, et Lätis, Soome, et jälle Eestil lähedal, aga tegelikult kontrast, kultuuride erinevust, arusaam ja üldse see suhtlemine oli hoopis teine, mis ma arvasin. Kas sa arvad, et sa kunagi tahaksid veel elada soojal maal? Ma arvan küll. Ma ei tea nüüd, kas näiteks kogu aeg aastaringi, sest tegelikult seal soojal maal elades me elasime lihtsalt sellises lõunapiirkonnas. Mina kutsusin seda kõrbeks ja nii see tegelikult oli, et ma ei oleks mitte kunagi elus ette näinud, et tegelikult elades paradiisis, kus tõesti palmipuud kasvavad, mida kastetakse meeletult, hakkan ma puudust tundma rohelusest. Õnneks rohelus oli teisel pool saart, sinna tuli kõigest 50 minutit sõita ja olid nagu vihmametsas. Et see oli nagu hea, aga ma ei tea, kas aastaringselt, et vahva oleks ju nagu talvitumas käia. Peab vaatama, kuidas see õpetaja ametiga nagu ühildub, et distants- ja kontaktõppega, kes teab. Võib-olla jah. Distantsõpetaja Tenerifel ja kontaktõpetaja Tartus. Kõrgelt motiveeritud, aga 2-tunnise ajavahega. Jah. Sa ütlesid, sa olid niisama seal, kassid varbaid nii-öelda. 2 lapse kõrvalt nii palju, kui seda sai teha, aga jah, nii oligi. Kas lapsed käisid seal ka siis selles koolis? Üks laps sai käia hoius. Et ta pidi minema kooli, pidigi minema oma vanuses, aga enne jõudis koroona ja eriolukord ja eriolukord oli seal nii karm, et 10 nädala vältel minu lapsed kodu territooriumist kaugemale ei käinudki, nad ei tohtinudki. Et te jäite siis nii-öelda sinna ja siis otsustasite, kas te sellepärast otsustasite tagasi tulla? Me otsustasime sellepärast tagasi tulla, sest põhjus, miks me saime seal elada ja olla, oli minu abikaasa töö ja kuna see ei toiminud enam, siis me ei näinud seal nagu endale rakendust ja 4 kuud toas oma keskel istudes nagu tundub põnev. Jah, see ammendus. Siuke arvutimängu stiilis vastupidavusmäng. Jah, et karm oli selles suhtes, et sa vaatad oma koduhoovi basseini, aga sa ei või sinna minna, kuigi vesi on sees. Oi, see on väga karm. Ei, see oli väga karm, jah. Loodame. Aga enne seda oli kõik muy bien. Küsin sinu käest 30 aasta pärast ehk aastal 2050. Milline on kool ja milline oled sina seal koolis? Mina olen siis veel koolis. Muidugi. Ma loodan, et ma siis enam ei ole koolis. Ma loodan, et 30 aasta pärast saan mina juba sellist vanaduspõlve nautida ja võib-olla käin koolis lihtsalt niiviisi, et minu tööst on saanud minu nagu hobi 100% ja ma käingi sisustan või kohtun nende õpilastega, kellel on nagu sügavam kirg ja huvi ajaloo vastu. Ja milline kool on 30 aasta pärast, ma arvan, et väga infotehnoloogia põhine. Ma julgen väita. Ja võib olla selline, kus õpilased ise loovad, mitte selles suhtes, et see protsess õppimine ja loomine käib käsikäes. Ehk siis õpetaja roll on juhendada. Ehk teha seda, mida praegu distantsõppel teed. Jah, aga rohkem, et vahendeid oleks rohkem. Olgu. Mina miks ma seda küsimust küsin, et ma loodan, et sa kuulad seda saadet 30 aasta pärast ja oled seal siis, et sa käid ja tegeled. Kübaraproua. Olgu, käime koos Werneris kohvikest joomas. Kuule, ega me nii vanad ka nüüd ei ole. 30 aasta pärast.
jah, siuksed. Jah, aga selles vanuses tegelikult, kui sa oled ikka kogu see 30 aasta vältel oled olnud kirglik õpetaja, siis võiks võib-olla niisuguse väikse koormusega töötada või siis täielikult pühenduda ainult siis juba nagu juhendamisele. See on see ideaalne, eks ju, minu ideaal minu maailmas. arvamus on see, et lavalt tuleb lahkuda, kui rahvas veel plaksutab. Õige, väga hästi sõnastatud. Et lavalt tuleb lahkuda, kui rahvas veel plaksutab. Võta kommi. Mis värvi kommi sa võtad? Tegelikult tahtsin punast võtta, aga sain rohelise. Suur tänu kuulamast ja me kohtume juba järgmises saates mõne Miina Härma gümnaasiumi õpetajaga ja ilusat päeva kõigile. Nägemist! See oli Roosa raadio teine osa. Suur tänu kuulamast. Millal, kellega ja kus me järgmisena räägime, eks seda näitab aeg. Kuid meie esimene plokk on pühendatud Miina Härma gümnaasiumi õpetajatele, kes inspireerivad ja teevad oma tööd armastuse ja kirega. Auf Wiederhören!